Operatsioonide raporteerimine on tööriist tootmistöötajatele, kes saavad peamiselt informatsiooni sellest, milliseid töid nad saavad täna teha ja nende tööde tegemise järel saavad informatsiooni raamatupidamine, kui palju Hannesele palka maksta või ettevõtte juhtkond informatsiooni, kui palju mingi töö tegemiseks läks aega. Kui Hannes tuleb tööriista juurde, näeb ta seda, et need mummud, mis on rohelist värvi, neid on tal võimalik teha. Need, mis on punased rõngad, neid ei ole aga võimalik teha. Kuna siin on operatsioon saagimine, siis on näha, et puudub materjal. Kui siin on tegemist pakkimisega, siis saame vaadata operatsiooni info alt ja näeme seda, et saagimine ja hööveldamine, mis on esimesed operatsioonid, on valmis saanud. Värvimist praegusel hetkel tehakse, aga kuna see ei ole lõppenud, siis ei saa ka mina praegu pakkima hakata. Mis me siit veel näeme? Tootmistellimuse numbrit, millist operatsiooni on vaja teha, millist toodet on vaja teha, ehk et toote nimetust, ja näeme siin ka erinevaid kommentaare tootmistellimuse kohta, näiteks, et seda toodet on vaja värvida RAL 7016. Kui palju on kogu toote vajadus, ehk et 384, ja kui palju on veel teha, ehk et 80. Järelikult osaliselt on valmis. Näeme veel ka järgmist operatsiooni, müügitellimuse numbrit ja planeeritud lõppkuupäeva. Kui me vaatame siin uuesti korra ridade põhiselt, siis operatsiooni info, materjali info, mis materjalist, kus kohast, kui palju, kus ta laos on ja kas seda on laos, ja võimalus teha väljaprinte vastavalt operatsiooni põhiselt, milliseid etikette meil on tootele vaja. Ja samuti on võimalik näha ka toote pilte, ehk et mida me siis tegelikult toodame. Kui Hannes läheb ja hakkab nüüd näiteks värvima, siis ta näeb seda, et esimesed 3 tükki on rohelised, aga keegi neid juba teeb. Lähen võtan 4. rea, alustan tööd ja hakkan värvima. Näen ka siis tootmistellimuse kommentaari alt seda, et ma pean seda toodet värvima RAL 9010 182 tükki. Materjal olemas ja ka järgmine operatsioon, et läheb pakkimisesse. Kui mina olen oma värvimise töö ära teinud, tulen siia tagasi, ütlen lõpeta aktiivset tööd, kirjeldan ära, kui mitu tükki ma sain valmis, kas kõik 182 või näiteks ainult 150 mingisugusel põhjusel. Kinnitan kogused ja raporteerin. Selle tegevusega näeme me nüüd seda, et seda toodet on vaja värvida hiljem veel 32 tükki. Programmilises mõistes Hannes sai siit külge tööaja, mille alusel talle hiljem on võimalik palka maksta, ja ettevõtte juhtkond sai teada seda, et kas selle tööle planeeritud aeg oli üleplaneeritud või alaplaneeritud.